Ei tea ju, kust see raha tuleb. Kust ma peaksin teadma, kellele ma helistan? Vabandage, mulle toodi see raha. Ta küsib kohe, kurat, õnnetu inimene. Kui palju sulle seda raha siis toodi? Ma ütlen, ära parem küsi, terve kuradi koorem. Te olete sinisilmne, te mõtlete ainult sellised tavalised inimesed mõtlevad selle peale, saaks aga raha, kust aga raha ja kust ta tuleb. Aga selle peale ta ei mõtle, kui ükskord asi on käes. Mis sellega teha? Kuhu see paigutada? Teie jaoks on see huumor, et me põletame seda. Aga kui teil on raha nii palju, ma küsin, mida teha? Kas te teate ka, et Aafrikas ja Aasias inimesed nälgivad? Kas te olete kuulnud sellest midagi? Õnn on nende õuel, ütleme nii. Jah. Lubage, ma räägin noormees, kuulake nüüd natuke. Te ei ole sellises olukorras olnud, teil ei ole nii palju raha olnud, et te olete sellega probleemi ees, et te ei tea, kuhu panna, et te põletate, hävitate ja raha kasvab, ka kasvab. Me oleme ju tänaval lastelt võtnud raha, tasku raha ära, et nad ei satuks selle rea peale, kuhu meie oleme sattunud. See on kriminaalne tegelikult. See ei ole kriminaalne. Kriminaalne on see, kui lapse vanem annab lapsele, annab raha. Oma esimesed kroonid, millest tulevad dollarid ja nii edasi ja nii edasi. Teate, mida me lõunaks täna tellisime? 14 känguru. Mis te teete nende? Vaatame ja saadame tagasi, kui vaja. Sööme. Me võtame känguru kõige parema lihatüki. Sisefilee otse kintsusilm. Ja see on üks väike tükk. Need väikse teelusikad teie pööki. Ja siis saadate selle poolvigase känguru oma Austraaliasse. Miks vigase? Me oleme humanistid. Me tapame ta ära loomulikult. Mis tunne on inimesel, kui ta läheb panga uksest sisse? Personaalpanganduse haldur ja panga juhatuse esimees ja nõukogu esimees tulevad ukse peale vastu ja ütlevad, teie limiit, teie 50 kontot on täis. Kurat, mis ma teen seal ukse peal? Ma seisan, mul on 2 rekkat panga ees, mehed juba tõstavad kaste maha raisk ja mulle öeldakse, arved on, teie kontod on täis. Teate sellist saart nagu Novaja Zemlja, mis kuulub Venemaale. Me rääkisime venelastega väga konkreetselt telefoni teel. Me saime loa. Me viisime Novaja Zemlja, viisime ju Antarktikasse. Viisime ära. Panime ta otse Argentiina tippu. See läks maksma müstilise summa, mille eest oleks tegelikult võinud vabastada terve maailma heitgaasidest. Mul tuli üks hoobilt. Ja mis siis kasu on? Tulles tagasi panka on meil topeltsumma. Kus see raha tuleb? Ma ei tea, kus see tuleb. Räägitakse, Eesti riik on vaene. Kus ta siis vaene on?